Tere kõikidele ka minu poolt ja aitäh eeskõnelejatele, aitäh Liisale, aitäh Kalevile väga huvitavate ettekannete ja väga huvitavate vastuste eest. Mina tulen siia Eestimaa lõunaregioonist Põlvamaalt, kus ma lõpetasin aastatuhande vahetusel keskkooli ja ma arvasin, et ma tean juba kõike. Et Kalev rääkis midagi elukestvast õppest. Mina teadsin see hetk, et sellist asja pole ka olemas, kuna ma olen kõik teadmised omandanud. Siis ma panin oma paberid sisse viite Eesti ülikooli, ka kutsekooli ja jäin ootama, et kas ma üldse kuskile sisse saan. Juhtus vastupidi, sain igale poole sisse. Ja siis tuli see raske küsimus, et kuhu ma siis tahan minna. Tartu tundus selline huvitav valik. Tartu ülikool on lapsest saadik mulle väga meeldinud. Ta on tundnud selline väga suur, tal on väga suured sellised peahoonel sambad. 2 kroonise peal oli ta väga uhkelt välja toodud ja kindel tahe ja soov oli tulla Tartu ülikooli õppima. Miks IT-d? Mu vend sai eelmisel aastatuhandel endal ühe väga ägeda Pentium arvuti. Ja mis te ise arvate, mitu korda ma seda Pentium arvutit ära lõhkusin, kui ta samal ajal Tallinnas ülikoolis oli? No ikka korduvalt. Küll ta üritas voolukaablit ära võtta ja muid trikke teha, et ma seda käima ei saaks panna, aga küll ma kuskilt selle voolukaabli rentisin ja selle arvuti ma käima sain. Nii et arvutid tundusid mulle väga huvitavad. Kui ma ülikooli sisse sain, siis ma sain väga huvitava kutse. Kalev rääkis meile riigi kaitsest. Mõtlesin, et panustaks ka sinna. Läksin Võru metsadesse aega teenima ja see oli väga huvitav aeg. Ma arvan, et ma võin nüüd sellest 10 tundi rääkida, mille pärast see huvitav oli, aga ma jätan selle osa täna vahele. Vaid räägin sellest, mis juhtus siis, kui ülikooli päriselt siis õppima hakkasin. Aasta oli möödas, väga palju informatsiooni oli, kuidas siis öelda, peast ära kadunud, asendunud uue informatsiooniga. Nii et esimene ülikooli aasta oli pigem keerukas pärast kaitseväge, et saada uuesti ütleme, et rea peale, aga kindlasti me ei kahetse seda põnevat aega Eesti ilusates metsades. Mis juhtus ülikooli ajal selle aastatuhande alguses? Väga huvitavad ajad olid. Meie õppejoon oli Tähe 4, seal oli füüsika, keemia teaduskond. Mida me seal siis tegime? Igasuguseid pättusi tegime. Õppejõule tellisime pitsat tundi, aga õppejõud oli väga hea suhtumisega ja kutsus ka meid seda pitsat pärast sööma. See oli muidugi aeg, kui inimestel mobiiltelefon ei olnud. Mäletan väga selgelt olukorda, kus üks praktikumi juhendaja saatis hommikul kell 8.05 meile e-maili, et täna kell 8.15 ehk 10 minuti pärast praktikumi ei toimu. Ja ta imestas, et me seda infot kätte ei saanud. Ma võib-olla teeks siinkohal reklaami sama hoone arvutimuuseumile, mille tegelikult ju minu teada härra Meelis Roos on alustanud. Mina näitan, korra lähen ajas edasi, näitan oma tudengitele pilte erinevate, näiteks Londonis Science Museumi erinevatest arvutitest. Ja täna läksime sellesse arvutimuuseumisse ja vaatasin, et oot, miks ma pean neid välismaa pilte näitama, kui meil on väga äge arvutimuuseum. Nii et kutsuks ka üles, et kui me siin ära esineme muidugi, mitte enne, siis minge käige vasakut kätt arvutimuuseumis esimesel korrusel, et väga vahva muuseum on kokku pandud. Ühesõnaga oli aeg, kus ei olnud mobiiltelefoni, oli aeg, kus 10 minutiga info veel ei levinud. Minu bakalaureuse töö oli siis midagi, mis hakkas minu suunda, ütleme, et siis seadma. Oli võimalus võtta selline huvitav asi nagu FPGA. Mul ei olnud õrna aimugi, mis asi see selline on. Kui seda otse tõlkima hakata, siis see kõlab juba väga naljakalt. Ja minu ülesandeks oli siis see mingisugune kiip või kivi, käsi joota mingisugusele, nimetame siis plaadi peale. See oli väga vahva aeg, ma läksin õhtut ülikooli, panin mõnusa muusika mängima ja muudkui jootsin seal mingisuguseid juhtmeid kokku. No mis te arvate, kas see tööl hakkas? Spetsifikatsiooni, eks seda ei viitsi ju keegi lugeda. Loomulikult ei hakanud. Ja pärast spetsifikatsioonist siis lugesime, et seal on mingid teatud tingimused, on mingid füüsikalised karakteristikud, millega tuleb arvestada, selleks, et see asi üldse tööle saaks hakata. Kuna see müra oli see nii suur, nii et sealt ei tulnud midagi välja. Kuna ma suutsin väga ilusa lõputöö kokku kirjutada ja väga veenvalt kaitsta, siis ma sain ikkagi sealt bakalaureuse kraadi kätte. Aga siis läks asi huvitavaks. Ma läksin magistrisse edasi ja magistris juhtus mul selline huvitav olukord, kus oli üks põnev aine nimega digitaalne loogika. Ja see aine oli loodud, aga kahjuks õppejõud pidi ära välismaale minema. Ja küsiti, et kes tahaks seda ainet siis üle võtta. No ma mõtlesin, et võime ju võtta ja tegin ka lõputöö selle aine raames. Mis see FPGA siis kokkuvõtlikult on?
räägime natuke sellest poolest ka, et ma võin nagu julgelt öelda, et kõik see tehnika, mis siin kasutuses on, ka seesama katamaraan või paat, mis meist mööda läks, väga paljud elektroonikakomponendid on just nimelt arendatud nende samade FPGA-de pealt. Kui ma nüüd üritaksin paari sõnaga veel seletada, mis asi see huvitav FPGA on, siis tegu on sellise mõnusa lahendusega, kus me saame riistvaras, meie tarkvara koodi jooksutada riistvaras paralleelselt. Toome näite. Mul on selline väga vanaaegne kell, millel ühtegi elektroonikakomponenti peal ei ole, aga seesama kaamera, mis mind siin valvsalt jälgib, temas on sees mingisugune elektroonika, aga teie enda laptopides, autodes, kus iganes. Ja teie elektroonika suudab teha võib-olla ühe arvutuse või võib-olla 10 arvutust ühe takti jooksul. Aga see paralleelne riistvara suudab teha neid tuhandeid ühe takti jooksul või isegi rohkem. Ja ta annab, see suurim eelis on see, et tarkvarainsener, keda siin majas on tohutult, suudavad siis programmeerida riistvara ja suudavad ka programmeerida riistvara ümber. Seda natuke on alguses keerukas mõista, et mis see eelis siis on või miks see hea on. Aga võite mürki võtta, et enamus tänapäevaseid lahendusi on just nimelt FPGA-de peal programmeeritud ja disainitud. Ja seda sama digitaalset loogikat sai siis Tartu Ülikoolis õpetama hakatud. Mulle meeldib, kui tudengid saavad sellise arusaama või aimduse, et kui nad võtavad sellise vahva asja nagu transistor, kõik teavad, mis transistor on, eks ju, see 3 viiguga väikene jubin. Ja kui nad hakkavad omavahel kokku ühendama, kuidas neist siis mingisugune loogikavarat tekib ja kuidas neist mingisugune mälukomponent tekib ja kuidas lõpuks nagu arvuti kokku saab. Et mulle selline lähenemine meeldib ja ma üritan seda siis tudengitele täna õpetada, et kuidas sealt nagu väga madala taseme füüsika pealt on võimalik siis selline paralleelselt jooksutav programmikood nagu käima panna. Mul on midagi taskus ka, midagi suriseb siin. Mõtlesin, võtan kaasa ka selle, ühesõnaga, et natuke praktilist asja ka. Et selliste viguritega siis meie Tartu Ülikooli tudengid igapäevaselt tegelevad. Nad saavad selle viguriga endale vahepeal kaasa võtta ja siis see FPGA on see väga väikene kontroller siin peal. Ja neid on võimalik meil siis programmeerida ja igasuguseid põnevaid paralleel riistvara arvutusi teha. Kui ma ülikoolis esimest aastat alustasin, siis mul tekkis ka võimalus kevadel tööle minna. Nüüd on see koht, kus ma tegelikult tahaksin propageerida, et loomulikult, et ülikooli ajal keskenduge ülikooli õpingutele. Aga praktilise kogemuse pealt võin öelda, et mind see väga palju aitas kaasa. Et see, mis ei tehtud siis nagu ärisektoris või siis nagu praktilise poole pealt, oli midagi, mis mul väga palju aitas nagu ülikooli õpingutest paremini aru saada. Ja teistpidi see, mis ma ülikoolis omandasin teoreetiliselt, oli midagi, mida ma sain kohe nagu praktiliselt järgi proovida. Et kas on päriselt nii või see on natuke teistmoodi, kuidas praktikas nagu välja näeb. Et mulle tegelikult see väga meeldis. Tagantjärele mõeldes ma ei kujuta enam ette, kuidas oli võimalik täiskohaga tööl käia, täiskohaga õpingutega tegeleda ja veel muudele asjadele aega leida. Et tänapäeval see nutimaailm võtab nii palju aega ära, et see ei jää rohkem aega isegi töö tegemiseks. Raske on. Ja, nii et minu selline, ütleme siis, mitte ülikooliga seotud maailm hakkas peale sellest, et me hakkasime Eestit internetiseerima. Olid sellised vahvad ajad, kus sa läksid inimesele koju kuskil maa kohta ja ütlesid talle, et sa saad internetti küll, aga sul on siin mets sees. Ja sa said järgmine hommikul kõne, et mets on maha võetud. Ja kui sa kohale läksid, oligi siht sisse tehtud. Ja need tasud, mida inimesed maksid toona interneti eest, olid astronoomilised. Ja tänapäeval me ei kujutaks sellist asja ettegi, et internet see on samamoodi nagu õhk, et see peab olema kõikidel tasuta ja kohe siin kätte saada. Ja loomulikult siis üsna pea mind kutsuti tegelikult üldse panka tööle. Et töötan sellises vahvas Eesti 100% Eesti kapitali peal põhineval pangas nagu Viikpangas. Ja olen seal olnud siis nüüd viimased 7 aastat tehnoloogia valdkonna juht. Ja miks ma selle siia mängu toon, on just taaskord see sama ülikooli ja erasektori väga tugev seos. Et igal kevadel on mul väga suur võimalus käia ka lõputööde kaitsekomisjonis. Ja see on väga vahva koht, kus sa nagu saad potentsiaalsete uute nagu kolleegidega tuttavaks. Et ja see värvamine seal on väga sujuv, kuna inimene on just ülikooli lõpetanud. Ta on teotahet täis ja ta otsib tööd endale ja siis sa pakud talle seda tööd, mis talle võimalikult hästi sobiks. Ja teistpidi, kui meil tekib nagu erasektoris mingisuguseid põnevaid väljakutseid, me saame seda ülikoolis siis nagu praktiseerida ja mõtestada, et kuidas me saaksime siis seda
mingisugust probleemi erasektoris kuidagi vahvamalt või vägevamalt lahendada, kui me seni oleme seda osanud teha. Ja siinkohal eelkõneleja ka mainis, et kas tulla ülikooli veel midagi õppima või veel midagi tegema, siis mina kutsun väga üles, et tulge ülikooli, tulge andke mingeid aineid. Üritan ka töö juures seda teha. Üritan väga mitmele, näiteks võrguinsenerile seletada, et kui mina õppisin ülikoolis, siis see oli väga Cisco-põhine. Et kõik see, mis me omandasime, kui ma erasektorisse lähen, siis on juba nagu teada, mis platvormi sa kasutama hakkad. Aga mina üritasin nagu pressida sisse, et meilt mingid inimesed, kes näiteks OpenBSD-d väga hästi valdavad, tulevad annavad mõne praktikumi tudengitele ka sellise teistsuguse lähenemise, vabavaralise, tarkvara lähenemise poole pealt. Ehk siis väga soosin seda, et kui te teate mingit vahvat valdkonda, millega te ise igapäevaselt tegelete, ma arvan, et ülikool on enam kui rõõmus, kui te tulete ja räägite endast ja teete mingisuguse väikse sissejuhatuse ja saate anda loengut. Kuna teistpidi, uskuge mind, need küsimused, mida tudengid teilt küsima hakkavad, on sellised, mille peale tihti te pole isegi mitte mõelnud. Ja on kordi ka minul iga aasta, kus ma ütlengi, et ma vastan sellele küsimusele täpsemalt järgmine kord ja siis sa nagu õpidki ja saad mingit uut teadmist ja vastad, kuna tudeng on küsinud selle küsimuse nii huvitava nurga pealt, kus sa võib-olla varasemalt pole nagu sisse süübinud. Ja mul oli väga hea meel, kui 5+ aastat tagasi sain ma kõne meie väga ilusast Eesti linnast Narvast. Nimelt siis Tartu Ülikoolil on ka ju Narva kolledž. Minu vanaisa oli Narvast pärit, nii et see koht on mulle väga südamelähedane. Ja Narva kolledž küsis ka, et äkki tuled õpetad samat asja ka Narva kolledžis. Loomulikult, suurima hea meelega. Ja tänaseni annan ka loengut siis Narva kolledžis, nii et ma arvan, et Eesti on küll piisavalt väike võrreldes nagu maailma mastaabiga, aga piisavalt suur, et leida endale põnev rakendus missuguses erinevas ülikoolis, erinevate loengute või praktikumide või muude koostöövormide praktiseerimiseks. Küsimusi? Ja ehk siis küsimusi. Ma näen siin juba meie arvutitehnika tudengeid, kes meil siin on. Ja mina ka kohe küsiksin, Margus, sinu käest seda ka, et kui sa oled meil õppejõud ja sa töötad ka Bigbank pangas, et miks sa ikkagi otsustasid meie eriala, mis on arvutitehnika ja robootika, nii-öelda paremaks teha ja anda enda poolne lisand sellele juurde? Kuidas sa ikkagi enda poolt tunned, et sa oled prioriteet? Nii-öelda ülikooli patriot, tahtsin seda küsida. Jällegi tulles tagasi, ma arvan, et juba lapsest saati on mulle Tartu Ülikool kuidagi nagu väga meeldinud. Et mainisin seda 2 kroonist on ja mainisin seda teadmist. Ja mulle ka väga meeldis see, kui ma tõepoolest läksin esimesse loengusse ja ma kuulsin seda infot, mida ma elu sees veel kuulnud ei olnud, et mida kõik on võimalik Tartu Ülikoolist omandada. Ja mulle meeldib ka see, et Tartu Ülikooli tegelikult katab ära kogu selle spektri suuremal vähemal määral, mida on võimalik omandada. Et kui sa nagu võtad ühte ainet ühest teaduskonnast, teist ainet teisest teaduskonnast. Ega ka meil oli huvi näiteks majanduse vastu. Siin varasemalt oli üks teine hoone, kus sai nagu majandust õppida ka. Käisime ka siin mõnda loengut võtmas ja jällegi oli väga huvitav omada teadmisi teistest nagu sektoritest. Nii et ma arvan, veel kord tulles tagasi selle elukestva õppe juurde, siis mul on veel väga palju õppida võrreldes sellega, mida ma omandanud olen senimaani. Nii et Tartu Ülikool on väga hea võimalus seda kõik omandada ja miks mitte siin ise ka siis nagu kaasa lüüa, eks ju. Absoluutselt, aga arvutitehnika tudengid ehk siis Brian, kui sina oled meil siin tudeng, mis sa küsiksid meie eriala vilistlaselt? Anname ühe teisele tudengile. See on see, Brian esindab tüüpilist arvutitehnikat. Temale on andeks antud. No kui meid niimoodi sunniti juba küsimusi küsima, siis küsiks ära ka, et kas on mingi teatud kogemus või mingi teatud asi, mis sa õppisid siin ülikoolis, mida sa kindlasti tahaksid veel edasi õpetada või kuidagi edasi anda inimestele. Et või mingi nipp või mingi trikk või ükskõik mis asi. Mul abi läheb alati vaja. Võib-olla räägime veel natuke sellest FPK-st siis lähemalt, et kui te väga täpselt sinna taevasse vaatate, siis võib juhtuda, et te näete sellist S-Cube'i satelliiti ehk siis Eesti tudengisatelliit.
ja kui te veel pikemalt vaatate, siis mingi hetk näete seal ka EstCube 2 satelliiti, võtab natuke veel aega. EstCube 2 satelliidi peal on selline tore võimalus tähtede järgi aru saada, kus see satelliit paikneb, ehk siis Star Trackeri algoritm. Ja seda me siis üritame Tartu Ülikoolis FPK peal siis nagu implementeerida. Ehk siis vastuseks küsimusele on väga palju valdkondi, mida me isegi ei ole veel ette kujutanud, kus me saame kõike seda teadmist rakendada. Et ma arvan, et see üks trikk või nipp on see, et alati olla nagu võimalikult näljane. Ja, üks väga huvitav näitleja, poliitik ja kes ta veel on. Ja loomulikult siis selline trennisõber härra Schwarzenegger on ka öelnud, et stay always hungry, eks ju. Et selline, see üks nipp ongi see, et jää alati nagu näljaseks. Et tihti meil võib juhtuda selline asi, et me oleme väga mugavalt oma kontoris ja teeme sellist mugavat tööd. Aga sellega on see suur mure, et see ülejäänud maailm liigub nagu kiiremini edasi kui see väärtus, mida me suudame täna anda. Nii et jääda alati näljaseks ja alati iga päev proovida liikuda uute teadmiste poole. Nii, tervitame jõmmud vahepeal. Aga mina tahaksin küsida, Margus, sinu käest sellist asja, et kui meil praegu on nüüd käivitatud selline tore programm nagu ka Inseneriakadeemia ja meie arvutitehnikud on ka seal programmis ja tõesti on meil tarvis tuua järjest rohkem insenere siia Eestisse, kuna inseneride puudus on teatavasti. Ehk siis, Margus, kui sina oled meie erialaga läbinud, et miks üldse peaks inseneeriat õppima inimene tulema? Mis on need põhiasjad, et miks meil tarvis ikkagi neid on? Jaa, see on hea huvitav küsimus. Kui vaadata meie tehisintellekti arengut, siis võib tekkida teatud küsimusi, eks ju. Aga vaadates ikkagi nagu praktilise poole pealt, siis toome siis näite, et mida me siis nagu selles pangas, kus ma töötan, mõned aastad tagasi tegime. Me tegime midagi erakordset, me implementeerisime uue pangatarkvara täiesti nullist, mis tähendas seda, et me ehitasime mikroteenust arhitektuuri peale uue pangatarkvara. Ja selle nagu tegemine vajab nagu meeletus koguses väga tarku päid ja neid on vaja sinna nagu päris pikaks perioodiks. Nii et ütleme, et neid sektorid, mida me oleksime suutlikud tehnoloogia IT-alas nagu realiseerima ja pakkuma, kas ainult Eestile või kogu maailmale ja veel enam, neid on nagu niivõrd palju. Need inimesed, kes meil tegelikult täna töötavad IT-ga seotud sektoris, on ka tulnud meile näiteks füüsika doktorante on meil päris mitmeid. Ehk siis see ei ole mitte ainult siis IT, mis aitab sul kaasa IT-sektoris läbilöömisel, ka vaid muud reaalained, mis on väga tugevalt selle asjaga seotud. Nii et ma arvan, et see tööpõld on väga suur ja lai. See töö konti tavaliselt ei murra, et see näputöö on kindlasti oluline. Aga miks on oluline ülikool läbida, et seda kõike saab ju kodus õppida väga ilusti, eks ju. Aga ülikool annab sulle sellise, minu arvates, annab sulle väga tugeva oskuse näha suuremat pilti, tunda seda väga head analüüsi võimet, mida Kalev eelnev kõnele, eks ju, rääkis. Nii et ja see koostöövorm, väga vahva on näha neid tudengiprojekte, kus nad peavad koostöös mingit ajurünnakut tegema. Et see sama on ka erasektoris, et sa võid ju kodus õppida mingisugust lihtsamat asja tegema, aga päriselus on vaja koostööd teha ja see on ka üks asi, mida ülikool väga hästi õpetab. Teha koostööd, tunda ära teiste nõrkusi, tugevusi, neid praktiseerida ja sealt parem edasi liikuda. Absoluutselt olen väga nõus sinu öelduga. Aga ühesõnaga, me hakkame praegu lõpetama Margusega. Suur aitäh, et sa tulid siia, jagasid enda kogemust ja suur aplaus.